Sulipoiss käib täitsa ilusti täna. No, ei tõsta käpakest enam maast üles, täitsa korda hakkad saama. Tubli poiss on ennast ära parandanud. Näe. Läks 2 nädalat temal ja magas ja eile juba toetas vaikselt. Täna on juba täitsa ilus. Täna öö ka magas, siiamaani magas. Nüüd juba kell saab 9. Tubli Suli oled, jaa, tubli. No nii, võtame selle rattakese siit välja. Vaatame, meil on vaja ta nüüd üle õlitada igatepidi. Ja siis, kutsid vist ei taha mul aru saada, et nad jäävad koju. Nad arvavad, et nad tulevad kaasa. Kuidas ma su lahti saan? Ma sain õlitatud. Ma panin igale poole, kuhu ma oskasin. See kork ei tulnudki ära, see käibki lihtsalt lahti ja siit vahelt ja siis paned uuesti kinni. Ja mina ei teadnud, mis ma nende nutsudega teen. Näed, sa Miil on täitsa pöördesse ja arvab, et ta tuleb kaasa. Ma ennast panin vihmakindlalt. Üks äpp näitab, et hakkab sadama. Teine äpp näitab, et ei hakka. Ma ei tea, keda uskuda. Õnneks on nii enam-vähem. Ta on 2 kraadi tegelikult. 2 kraadi, aga üsna tuulevaikne. Et lähme teeme ära selle sõidu. Ja see on meil siis üle põllu minek nüüd. Kruusatee ja täis kruusatee 6 kilomeetrit sinna ja 6 kilomeetrit tagasi. Lähme käime ära. Võtame su kaasa muidugi. Nüüd katset. Ma pakkisin koerad ratta peale. Mollina turvavöö. Tal on, nagu sa näed, korv on mul ühe koerarihmaga ilusti seotud sinna külge. Miilo istub seal, mõlemine pani talvejuhmed selga. Sul on ju küll. Ma võtan igaks juhuks rihmad ka kaasa. Et kui on vaja, siis panen nad jooksma. No tagasi tulevad niikuinii ise, see ongi see sinna minekuks. Niimoodi on nad nüüd mul siin. Kohe hakkame minema. Kohale jõudsime. Meie tee võttis aega 40 minutit. Paki saime kätte. Nii et see tuleb nüüd panna korvi molli asemele. Kutsid olid nii tublid reisijad. Nüüd saavad joosta, võtame nüüd joped seljast ära ja lähme järgis tagasi sinu. Sina saad joosta. Molli. Nüüd sa saad joosta tagasi. Tead, jah? Ma lasen kõigepealt sinu ja siis, kui me jõuame põlluteele tagasi, siis lasen Molli ka. Tule mõtlen. Või me läheme üle maantee tagasi, nii nagu me tulime, ja siis ma lasen teid välja. Teeme nii. Ma panen siis selle praegu otsapidi seljakotti, saan veel koormust tõsta. Praegu teie annate mulle 15 kilo, ma panen veel 5 otsa. 20 kilo lisakoormust, siis kui ma sellest vabanen, siis tagasi teile väga lihtne. Ja põllu peal hakkas vihma ka sadama, tuul keeras vastu. Ja maja vist künka otsas, sealt ma tulin rattalt maha, ma lükkasin kõrvalt. Ei saanud muidu üles. Aga väga hea. No, lähme nüüd tagasi. Lähme siit selle maanteejupi samamoodi tagasi. Ei hakanud midagi muutma praegu. Ja kui jõuan tee pealt ära, siis lasen nad lahti. Nii et nüüd mul on lisakoormust 15 kilo asemel 20. Seljakotis on täpselt mahtus see kast sinna sisse. Päris korralik koormustreening. Aga keha teab, et keha saab varsti tünni. Ja nüüd on kõik see tee meil mäest alla. Lähme siia mõisa teele. Ja nüüd see raskus juba peab meid ise mäest alla. Küll see on hea tunne. Vaba käiku ma väga ei saa praktiseerida. Aga siit saab päris hea. Või hea. Keegi tuleb meiega kaasa. Siin on nii kitsas ja käenuline tee. Ja
siiamaani läheme vabakäiguga, vau. See on vist mingi suur auto jälle läheb. Ma arvan, et ma pean seisma jääma. Hetkene. Ma lähen siia. Ma lähen siia eest ära talle. Jah, need on vist on sitapetid vää. On vää. Nii, kas ma lasen teid nüüd välja vä? Nii pea ei tohiks vist järgmiseid autosid tulla. Lasen teid maha siit ratta pealt. Nii. Miilo. Ups. Tule välja. Ups. Vaata Miilo. Nii, võtame sul selle nüüd seljast ära. Nüüd sa jooksed ise. Enam sul pole vaja varustust. Palun loom. Nii, kohe molliga võtan sinul ka. Kohe võtan sinul ka. Võtan sulle ka siit välja. Ups. Tule. Anna käpad. Nii käpakesid. Anna teine käpakene. Tule nüüd rooma siit. Vihmaat välja. Tule rooma välja. Mis sulle tõustu paksukene. Näed sa, paksukene sain ka kätte. Võtame sul ka jope ära. Hopsti. Nii. Jope ära. Oota. Oota. Nii, palun. Opadi. Raske. Ei, ma ei tea, kas ma jätan selle seljakoti omale selga või proovin ta siia korvi hoopis panna. Nii, äkki sa nüüd näed, mida ma siin üritan teha. Mu süsteemi väga väikat. Nii, näed, see süsteem oli kinni siit sellest rihmast. Nii. Ja nii. Ja nüüd ma peaks saama selle seljakoti siia panna. Kas saan või? Issakene. Ei saa ikka või? Kas seda kasti ei anna mul siia korvi panna lihtsalt? Kasti saan panna. Nii. Oot. Niimoodi saan. Okei. Yes. Ja siis ma saan selle ka siia panna. Nüüd kui mõtle. Tead, tuunam ikka siin. Valitsume sinuga siia. Ei tule nii, et ei saa. Saaks küll. Okei. Nii. Rihm nüüd. Üle tuleb rihm. Ja tuleb kinni ka. Ja tuligi. Issand, ma ei saa aru, kas mingi auto veel tuleb või? Ehk ei tule. Need kostavad siia. Kutsad, kus te olete? Lähme! Miilo, kui sa läksid metsa, tule ära. Ei lähe, Molli. Miilo, Molli. Lähme mööda teed. Hakka minema. Hakka minema koju. 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 Lähme koju. Lähme nüüd. Minuga koos. Upsti. Jah, vot nii. Molli läheb Miilo järgi. Tip. Sul on takki ja see lõua otsas, ma nägin. Lähme. Issand, ma pean võib-olla sind vahepeal hoopis. Käisitegi takjates. Tubujussid. No Molli, saad hakkama vä? Sul on see tee tuttav. Miilo jaoks ei ole see mingi probleem. Tule, jah, ta ilusti järgi sörgib mul. Telefon raputab nii, et... Oi! Näe, keerasime siia ära. No tuled vä? Mollikene, tule. Tule mu järgi. Umbes 1,5 meetrit ratta taga. Ja Miilo enamasti näed kõrval käib. Vahepeal jookseb ette, aga enamasti on täpselt mu kõrval. See rattasõit on üks imeline hingamisharjutus. Nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Ja samal ajal on see kõhulihaste harjutus, sest et hingad kõhu täis ja siis hingad kõhu täitsa tühjaks. Hoiad kõhulihased vastu selgroogu. Kõik see aeg. Ja hingad vahelihase.
alla tõmmata. Vau, kui ilus on see metsavalune laaseid paksud täis. Ma näitan sulle, ma ise ka eelmine kord ei käinud. Aga nüüd ma saan siia minna sulle näidata seda, kui ilus see on. Nii, ratas, seisa palun. Seisame. Ei kuku. Ei taha, et sa kukud. Palun ära kuku. Palun, seisa. Ära keera. Ära. Ma püüan sa siit kätte saada. Näe, sa vaata seda. Kõik metsaalune on selline. Kui ilus. Linnukesed. Mis teie leiate? Mis asi, et Milo rohtunarid või vahelduseks? Ei tea. Milo närib rohtu. Mõni naisib niisama. Ja lähme edasi või? Ma näitasin ära, kui ilus see metsaalune on. Wow. Tuul nagu tõuseb jälle. Lähme, tõusub. Ja seal hakkas ka mingi purra häält tegema. Nii, paneme see tagasi siia. Läksime? Paus sai tehtud. Nüüd võib sõita. Ja teie jookske nüüd. Teie saite ka pausi. Kodu juures jooksete küll palju, jookske nüüd isu täis. No, Molli on mu kõrval. Milo, kus sa jäid? Milo? Ahah, tulid. Puha. Või sa oled ka nii takjaid täis. Näe, Pätu siin, suur. Pätu suur. No lähme edasi. Lähme. Ei, Molli. Või Milo, ei hakka. Lähme edasi. Milo tahab paika panema. Ei ole. Pätu kodu on siin. Lähme oma koju. Lähme oma koju. Nüüd tuleb kõigepealt panna tünn uut vett jooksma. Näe, selleks tuleb ta kõigepealt kummuli keerata, et ta saaks sellest vanast veest lõplikult lahti. Nii, kõik vesi välja paluks. Väga hea, aitäh. Ja nüüd, näed sa, nüüd me näeme seda, kus jäi veel mastikuga puutumata kohad. Käime nüüd välja. Ega siin väga rohkem midagi ei olegi teha. Nii, viimased tilgad ka välja. Ja nüüd võib panna uue vee jooksma, siis ma saan tulla ette. Meil on see kork sinna ja kinni panna. See, mis ise tahab väga hästi, siis minna uuesti ette, kui et välja lased. No nii, viime selle rattakese nüüd tagasi sinna katuse alla, sest vaikselt sajab. Meil läks tagasi tee ka 40 minutit. Tegime ju pause vahepeal, imetlesime ülaseid ja rääkisime Pätuga ja no näed sa. Vau, kui tore. Tubli sõber. Aitäh sulle. Nii. Nüüd võime hakata toimetama edasi. Vaatame, kui kiiresti see jookseb. Meil läheb veel aega. Täna on eriline päev. Kas see on see luunakene meil seal üleval või? No igal juhul sa näed. Mul on tiivatahja minemas. Tuli tohutu isu, ei tea, mida ma nüüd tahan. Ma sõin hommikul oma hakkliha ära ja
ma sõin vahepeal, mis ma sõin, midagi ma läksisin. Vorstivilukesi, neid Hispaania vorstivilukesi. Ja nüüd on see, et ei, me peame enne magama minekut täna veel sööma. Ehk siis keha küsib ja meie anname. Siin on, sa näed, all on seal veiseras, peal on või. Ja nemad lähevad. Ma arvan, et see on üle pika aja üks väga hea asi, mis siit tuleb. Üks süsi tahab minna otse kana peale. Ära mine. Ei ole vaja. Nii. Jah. Head aega. Ma panen taimeri. Issand, ma mõtlen, ma pean äkki alguses sellega panema ikkagi peale. Läheb alguses kaanega. Küpsetab ära ja siis saab rõõmaks. Nii. Taimer. No see värvide mäng on ikka imeline küll. Nüüd on vist kanad läinud ka lõpuks sisse. Wow. Wow. Täpselt on liin ees, ma ei saa näidata, täpselt päike läheb sinna. No näe, mis teeb nii kiiresti, nii ilus oli. Viisin, tõin teki õue tuulduma, kloppisin karviku ära, kus mul siis need sabad kõike peal käivad. Kassin kasvumaja ära. Lillekestele ju vaja vetad. Ja tõin omale voodi välja, et saan nautida ühe mõnusa võise kofeinivaba kohvi. Aga päikesel on viidud nii, issand, nagu merepõhja. Päike on kokku merepõhja. Näed jah? Aga esimest korda on tunda sellist sooja suvehõngu. Täna on teine õhk õues kui siiamaani. Meil on 1. mai. Mis tähendab, et aprill on läinud nagu lipsust. Aga see oli 1. aprill. Upsti. Ja läinud ongi. No võt, nii kiiresti kõik liigubki. Et kas me võtame aega endale olemiseks ja nautimiseks või rügamiseks, rabamiseks, kannatamiseks ja nii edasi, eks ju. Kes siis mida ja kuidas, vaatame. Lilled igal juhul on otsustanud kasvada, et rõõmustama tulla. Sama teeb nähtavasti muru. Aga selle eest me juba hoolitsesime, et muruniiduki kütus vähemalt on olemas. Ei pea selle peale mõtlema. Naadil on jõud sees. Naat on üle öö kasvanud kasvumaja ümber kohe ikka 10 senti üle öö. Ja ka maja ees, tõesti. Siin ta ennast näitab, eks ju, see on üle öö kasvanud naat. See siin. Õnneks ma järgmine aasta jätsin enamus kõik selle piparmündi siia vohama. Ai, kui siire Viu räägib meiega. Viu ja Viu ja Viu ja Viu. Viu, jah. No kanad on veel kinni. 1,5 tundi on mul kindlasti veel kinni. No, aktiivne piutamine käib. Aga me korraks ikka istume siia, vaatame. Tulikene on paranenud ilusti, näed, käib 4 käpaga ja oli terve öö täna juba õues ja nii tore. Eile palju jälle päeval magas ja ta siis kogusti ööseks energiat ja tubli poiss. See oli nii tubli poiss. Joo. See oli tubli poiss. Joo. Kõik hästi. Kõik on hästi. Joo, kõik on hästi. Oled tugev, joo. Said ise hakkama. Ja, sügame sind, sügame. Just nii, jah.
küüntega ka paluks mitte hoida mind. Su võõgad. On hea sügamispuu ja. Aga palun kallista mind ilma küünteta. Ikka ei oska ilma küünteta mängida. Täismõtlane. Ei tea, kus need koerad on. Minu arust on nad siin kanaaias kahekesi. Ei ole kahekesi. Mille on siin? Siis on Molli seal üksinda. Mine vaata, Molli chillib seal või? Kes ennast ehitada pikad ja. Pani nüüd meid koristama see täiskuu. On see luunatöö või on see maitöö? Külla ta tuli. Ja koristama me oleme hakanud. Õnneks on juba teise toa teine pool. Sest ega jõudu samal ajal ei ole. Aga see on tead milleks. Ootab portaal. Ja see koristamine siin toimubki kanalis praegu. Mis on see, mida on tegelikult vaja edastada sulle? Sinna me jõuame. Maja sai koristatud. Liha sai pakitud. Nüüd on meie aeg. Ja siis ma loodan, et on aeg ka hetkeks võtta maha päikese käes seal. Aga ennem käime vees ära. Imeline päev. Ja see ootamatu maja koristamine, mis hakkas kella 1 ja kestis umbes praeguseni, kui sai nüüd ka seal külmatunnis käidud. Tegelikult koristasin ma 2 tundi natuke peale ja siis ma pakkisin liha ära, need 5 kilo ehk 30 pakikest, 30 portsjonit. Veel kassiveetsud. Selline vaikne rahulik kulgemine on olnud, sest ilm on olnud nii mõnus. Vahepeal päevitasin natukene, olin pikali. Nüüd tulin puhkama, õlitasin ennast sisse. Täielik nauding. Selles voolamises ei ole olnud raskust. Võtsin veel vaipu vähemaks, et oleks kergem mopiga käia. Sest rohkem on ukse vahelt edasi-tagasi jooksmist, kui väljas käid. Just nimelt seda kaootilisuses olemist on olnud täna palju. Kes räägib mul niimoodi siin? Sina, tiigripoiss. Jah. Täiskuu portaali. Nii tahan õue tuua portaali. Vaatame, kas mul see õnnestub. Ma ei tea veel, millal me alustame. Nagu kell 8 me kohtume olemises. Ehk siis kusagil ma pakun. Ma 6 ajal äkki jõuan sinna. Ma ei tea, jõuan siis, kui jõuan. Aga praegu ma kaon siia. Ma leidsin Luuna. Vaata, tuleb siit. Siristavad. Veenus särab seal. Näe. Oho. Hommik. Päike paistab silma juba pikemat aega. Mul on silmaklapid ja mulle tuli üks olipoiss. Tuli istus mu juurtsakra peale ja kukkus nurgaga. Ta on nüüd nii palju tugevaks ja terveks saanud, et näed sa, tuleb mind toetama. See Luuna on teinud meie öö täna väga, ma olen nagu füüsiliselt hästi raske täna siin voodis. Aga mul pole olnud sellist rasket keeramist ja just nimelt selle kostüümi füüsilise raskuse tundmist. Täna seda olen tundnud, ei tea, kas sellepärast tuli mu pea. Igal juhul ta pole ju ammu käinud meie juures, ta tegeles endaga.
mul on nii palav nüüd. Päike paistis siia pani peale, nüüd läheb nurga taha. Ja üks sulikass toodab päris palju sooja koomust lausa. No jäi vaikseks sul ja kus noh läks. Kõrvad on sul kuumad. Magad ju. Tuli pugema hoopis. Tuli painurima. Tulid painurima veel ju. Ajasime su ära. Selge. Sa olid nii liiva. Appikene, sa tõid mulle nii palju liiva siia. Wow. Ma ju koristasin eile. Suli, miks sa nii liival olid? Täna hommik ütles, et me peseme aknad ära ja näed sa, vähemalt magamistoas. Ma sain siit juba pestud. Sipelgad tahavad jälle sisse ronida, väga tahavad, näed sa, jälle on järgmine siin akna peal. Ma ei ole see aasta veel mürki lasknud kuskile. Iga kevad ma olen pidanud natukene mürgitama seda seina äärt. Ja nüüd on mul see viimane, ma suuri täna vist ei hakka tegema, aitab küll. Kui ma need siin sain puhtaks, siis on juba päris hea. Ja parandasin järgmine siin. Parandasin seda katki rebitud kardinat ka, lappisin teise kardina tükikesega. Nii et saab ehk tuulutada. Ma vaatan, kas mul õnnestub seda redelit nihutada natukene sinna poole, et need kassisabad, nad tahavad siit ka hakata käpaga sisse trügima, siis nad tõmbasidki selle kardina lõhki eelmine aasta. Et kui ma nihutan selle redeli sinna poole, et nad ei trügiksid sisse, vaid lihtsalt ütleksid mulle. Lase meid sisse, siis nad tulevad ukse taha, sa tead juba. Vaatame, tuleb õue minna vaatama. Oi, mis ma nüüd teen omale ühe. Kell sai just, mitte et nüüd kell huvitaks, aga sa juba tead, armas, et need sünkroonsuste sõnumid, eks, ja see numbrite mäng, see on see, mida ma mängin juba aastaid, mitte et ma vaataksin kella, vaid nad näitavad mulle ennast ja ütlevad, haha, siin me oleme. Ja 11. Ja tead, ma pesin kõik aknad ära ja mul on jäänud veel see, mida see õhufritüür siit hingab, see aken ei paista enam läbi. Nii et ma võtan selle köögi ka ette ennem, kui ma lähen siis päikese kätte nautlema. Ja ma leidsin, et mul on veel eelmise aasta suve laua vakstust pool alles, nii et ma katan selle talvise praegu selle lille aiaga uuesti. Ma ei võta seda alt ära, sest et ma arvan, et ma saan sügisel sama hästi. See kulus ka üsna ilusti ära kiiresti, üsna ilusti kiiresti kulus ära. Ka see, näed, jah. Aga ta on terve, noh niivõrd, kuivõrd. Ma arvan, et ma saan ta teist pidi keerata sügisel, sest teine pool on ju kulumata. Aga praegu ma panen selle siia peale. Ja tead, mis ma tegin? Tahtsin näidata sulle, et näed, kutsidele tegin. Siin on kondiga liha, siin on nüüd ilma kondita või krõmpsuga liha. Ja sain viimati Krossist olid need koerte kondid seal eraldi loomasööda külmikus. Ja seekord oli näha kohe, et oli liha ka küljes kontidel. Vahel on nad puhta paljad ja vahel on nad väga lihased. Seekord olid nad lihased ja ma võtsin ja sain näed sa 2 kausitäit. Ja praegu nad just siin krõbistavad siin. Kumbki sai ühe ilusa lihase konditüki. Nii et vaata, kui palju liha mul siin on nüüd. Vau. Asad saavad rõõmsalt närida. Küpsetasin ahjus, ei keetnud seekord. Küpsetasin ahjus, panin fooliumi alla, et väga ära ei kuivaks. Lõpuks võtsin fooliumi ära. Natukene unustasin ikkagi ära, nii et natukene kuivas ära. Aga no, õnneks ei läinud kärssama. Ju siis pidi nii ära kuivama, et seisaks paremini. Ma arvan. Okei. Hakkame nüüd selle laua ja aknaga. Ehk siis ma pean laua tühjaks tegema. Natukene eemale tõmbama, siis ma saan akna ära pesta ja katte peale panna ja ongi uus köök. Aga ma vahepeal lähen, istun päikese käes. Seni, kuni ma seda naudin. Ja ma ei ole veel söönud ka midagi. Mõtlesin, mida ma tahaks praegu süüa. Ma arvan, et tuleb omlett üle, ma ei tea, mitme päeva. Muna ei ole mitu päeva söönud jälle, et täna võib-olla teebki omletti. Jah, võib-olla, vaatame. Mul kiiret ei ole kuskile.
eile õhtul sõin ju üsna hilja seda põdrafileed võiga, nii et aega veel küll, nälga pole, nauding on ainult. No ja mis sa arvad, kuhu me läheme seda kohvikest, seda nautima? Muidugi siia. Siia. Kaagad. Mis teete seal Jasmini all? Miks te päikest ei võta? Ja ma andsin neile ka, eks ju, neile väga meeldib see, mis ma neile pakun. Kui ma tegin nüüd selle kutside liha seal panni peal, kõik see liha, mahlad ja rasvad ja lahustan kuuma veega ja nad on pool kohe ära joonud, söönud. Kõik need tükikesed, mis seal oli, need on kõik välja nokitud ja küll nad selle teevad ka varsti puhtaks. Oh jah, ma pidin neile vett tooma, ma just tegin poti puhtaks. Aga seni, kuni mu kohvikene siin maas jahtub ilusti. Seni lähme toome teile vett. Imeline, sa tuled lihtsalt, astud kleidikese väel ja kleidikese väel astud uksest välja ja võid nautida seda ilmukest. Tuul on päris tugev, aga ta on suve. Nii, mis meil siin on? Viime tibudele vett. Suure kopsiku täie viime vett. Noh, teil oli hea amps või? Oih, mahun siit või? Opsti, mahtusin. Ja teie ei saa seda. Nii, teie kauss on seal ukse kõrval. Teadki, kas peaks neile veel kuskile panema ka. Mis teete siin? Mis te teete siin? Naudin ennem siin oma ruibusteed ja tulin õuest, et no imeline ilm on täna, eks ju, näed, see kasekene on läinud ka, eile hakkas minema. Aga tuul on täna jälle nii kõva. Õnneks ta mul kala ja võid taldrikust ära ei puhu, nii et ma saan nautida. Nii need ilmad on, näed sa. Kui poleks eile võtnud päikest, ei tea, kas täna saakski, alles nüüd tuli päike välja. Sellepärast, et ta oli siiamaani nende pilvede taga. Ja kell sai 11 just. Lähme laseme tibud välja, toome nad õue ära. Toome tibud õue ära. No, aga. Olete valmis? Päevakodusse minek. Lähme päevakodusse. Oota, ma tulen sulle kohe, panen siin teen korda ja putru, lähme. Ma võtsin saia teile. Lähme. Tule. Tere, tiiger. Tibu. Tule. Tip. Mul on kaks tibulinnukest. Tulevad minuga teised. Kõik hakkasid kohe nukkima seal. No, lähme ja. No näe, tulevad kõik, teavad juba kuhu joosta. No jookseb. Läheb jah, no läheb sisse. Näe, päike tuleb välja, nii ja suve hakkab. Jäi teile eilsest ka veel siia miskit ja midagi jäi. Nüüd üle võtta seda. Oi, kus läks laamendamiseks? Ei tea, miks see sai küll nii hea on meil, ei tea, mis värk on. Mis võluasi siin saia siis on, miks te seda nii palju tahate? Nad ei saa nii palju, nad saavadki päevas paar tükki. Kamba peale paar viilu. Vahel 2, vahel 4. Kõik! Otsa lõppes! Jah! Nüüd teil on siin need terad. Ja. Saavad, teevad sellega ruttu 1-0, seal kauss on veel neil jah terakesi ja seal oli küpsis ja pudi ja need viimased leotatud isud. Ja keegi läks siia nurga taha toksima seda söödatünni. Ma pean selle vana katkise tünni sealt ära võtma, seda pole vaja siin. Nad tunnevad ikka nii turvaliselt siin, nad kohe nägid ise. Rõõmsad lapsed jooksevad aega. Ja. Sina ka rõõmust laps, püherdad siin. Aega kallis. Täna ei luba, isegi äpp ei luba nii palju sooja kui eile oli, aga no vaatame, päev ju alles
jõuab keskpaika. Kuhu teed või? Kas sa ikka rääkima mul või? Sa ikka rääkima või? Ja voodi ma muidugi tõin endale välja juba, et igal võimalusel visata ennast siia sirule. Lähme teeme kõigepealt kibula puhtaks, siis on see tehtud, siis ega selle peale enam mõtlema täna. Hommikul kirjutasin naabrimehele, et äkki saab täna puud tuua, et Kennet lubas tulla läbi, et saame äkki kahekesi kiiremini sisse ja kergemini. Ja näed, puud ongi kohal. Ja mul tuli mõte, et oma tünni kaitsta. Võtsin ühe selle kardina jupi, lähen seon selle sinna peale. Vaatame, kas selle laiusega saame hakkama või pikkust tal on küll ja rohkem. Saame. Ja meie hea nöörike. Nii. Sulle siia ühe lipsukese. Appi, lahti tulid. No mis sa siis niimoodi nüüd? Mine siia taha, palun. Oot, niimoodi. Nii. Tal ei ole ühtegi soont ju, ta on ju libedikki ka vene. No, kas nüüd saame siia lipsukese teha, palun? Saime. Kui saaks nüüd selle kardinakese siia ka. Siia ka kinni. Üks variant on, et ma muidugi siit läbi ajan aukudest ja lõikangi ta parajaks, see on järgmine versioon. Aga praegu ma sain katte peale igal juhul. Niimoodi. On vähemalt sitikakindel. Sitikate ja sodi. Ja ei saa need veesääsed tulla siia munema. Meile sääski tootma. Sääsed ei saa tulla munele. Väga hea. Jälle üks häkk tehtud. Nii palju ma jaksasin praegu tunniga. Rohkem ei jaksa. Ma lähen nüüd kiike puhkama. Kennet jõuab kohale. Kas saab olla imelisem ajastus? Ma jõudsin nii kaugele. Ta ei helistanud mulle, ma lihtsalt hakkasin lappima. Tead, ma just võtsin kindad käest ära, mõtlesin, ma enam ei jaksa. Et ma ei tea, millal sa jõuad. Aga me lappame nüüd koos lõpuni. Visata tibudele terasid. Isu, seda on palju. Ja pane maha. Meie nüüd võta siit ja viska kohe sinna. Viska läbi. Viska. Ja. Näe vaata, viska siit niimoodi läbi. Viska sinna läbi. Ja. Pane biopessa. Nüüd otsa viska. Näe, võtta väikselt. Pane sisse. Jah. Nad tulevad pärast, nokivad siit ka ära. Sinna kaugele. Jaa. Ja sinna poole võid ka, sinna heina sisse vaata, sinna. Mine teisele poole. Jaa. Nüüd neil hakkab sööma. Ütlesin endada, aga kus minu söök on? Näe, siin. Mis me tegime? Me tegime praemuna ja praetud veisehakliha. Isu äratav on ju. Juba tahaks sööma hakata. Kus on söök? Ma ei tea. Ikka siin. Kas hakkame tõstma või? Kohe ma toon enda veepudeli õuest. Oota, aga sul oli tee praegu siin ju. Las see veepudel olla, me lähme ju õue tagasi. Jaa. Sul praegu on tee, praegu joo seda. Tuli selline nektar meil siia. Ütle nüüd, palju sa tahad. Kui ma tõstan, siis ütle, et kui on juba hästi. Aitäh. Aitäh. Kaunis. Ja tisu. Ja tisu. Ja tisu. Ja tisu. Mulle ka. Ja tisu. Sina ei taha, jah? Ei, ma sõin. Me siis naudime Fransuga. Ta tegi ennem ja siis hakkas hingeldama. Ma ei tea, miks ma pole veel ise maitsnud. See oli kuum. Jah, väga hea soe.
tuli hea tee, on ju? Mis see Kuule, jube on? hea tuli. Mis see on? Mis see on? See on salveid. Salveid? Mis sellega tehakse? Puhastatakse õhku. See on nagu küünal ja nagu viiruk. Kõik nad puhastavad õhku. Sa pidid sööma. Tantsu laulab meile ja memme tantsid ja teeme, et naidi suhtleb. Ma proovin pärast ka teist drooni, sellega on lahe suhelda. Ma tahan proovida. Tund aega tagasi umbes ma proovisin, see oli nii lahe tunne, nüüd on ta settinud. Ja nüüd ma tahan näha level 2. Mis sa ta välja siis tõmbasid? See oli lahe. Pane ta tagasi nüüd sinna lahedasti. Ja sinna ma vahepeal panen sihkasid, kanadele meeldib nokkida seda. Ja siis jah, kukuvad need sihkad sealt välja. Sa võid pudistada tibudele maha seda küpsist, et pärast tulevad nokivad ära kõik. Selle sama küljest, mis sa sööd. Selle sama küljest, seda ja sama jaga. Sinna sisse tahad panna tükke või? Võid panna küpsise pisikesi tükki ja sa võid läksida, ammusta pisikesed tükid ja pane sinna sisse. Või murra. Näed. Jah. Ei, seal samast august, jah. Ükskõik kummast. Ära keeruta ükskõik kummast, jah. Ära võta välja. Las ta olla ja pane sealt august lihtsalt sisse see pisike tükk. Jaa, jees, näe. Pane nüüd tagasi, ta lendas välja juba. Vaata, ta lendas sinna maha, pane tagasi sisse. Seal lähme. Sa tahad sinna sisse minna või? Mis? Tibude pesa on seal. Ei, aga mis see teine on? Mis see teine? Jah. Lähme sisse, ma näitan sulle, mis seal on. Oi, linnad, vaata, Frantsu, vaata, kui suured parved. Vau, mis nad tegid? Vaata, kui palju. Meil polegi see aasta veel nii palju linde korraga läinud. Nad tegid ühe kujundid. Veetähed on ju. Vau, no lähme vaatame, mis siin on. Kas siin võivad ämbikuid ka olla? Ega ma neid keelanud ei ole, aga neid juba siin ei ole. Kus see märg hakkab? Siin hakkab külm ja siin on külm ja niiske. Aga mis see ongi? Nüüd on uksed siin maas. Tule vaata, mis siin on. Uks. Näe, see siin on tibude kodu. Aga mis siin on? See on lihtsalt põrand. Näe, vaata, näe, tuli paista. Näe, tibudel on seal õrs, sinna nad lähevad õhtul magama. Aga ta vaata, mis see on. See, mis on. Need on kapiuksed, mis on põrandaks. Ja siis on siin mul näed. Need moosid ja muud asjad. Aga lähe siis tagasi. Siin on külm. See on väga külm. Aga mul on see pusa. Praegu on küll tibudel paha õhtul sinna minna. Äkki nüüd ei tahagi enam sinna minna, jäävad õhtul sinna õue. Meil on ju seal olemas õrs. Juba linnuke. Ja lähevadki. Saime palju toredasti aega veeta ja kõik SOS situatsioonid lahendatud ja väike tuli ka välja. Kõik sai sisse ilusti. Ja selle laua, mis siin juba hakkas ära lagunemas, selle tõmbasime kruvidega kinni. Nii et ehk nüüd püsib natukene, ei lenda minema. Kõik hästi. Nüüd on aeg lõdvestuda päikese käes. Oi, imeline hommik siin on. Ma olin üleval 555. Korra Miilo käis õues ja kiisud tulid, aga ma jäin uuesti silmaklappidega magama, küll on tore. Ja nüüd on kell 8:30. Nüüd on õues soe juba. Tere! Mis tegid vahepeal siin? Kassipoiss, mis tegid õues vahepeal? Magasid? Silmad
kinni sul jälle. Joo. Oi, mis me nende plätudega siin teeme, kui nii hea ja pehme ja värske. Isegi kaste on maas. Sätkendab ja on niiske. Oi, kui mõnnu. Kui hea. Kägu on siin. Kägu hüüdis kuku, kuku. Kas teeb nii palju pohi mulle? Oi, kui palju pohi teed mulle. Joo. On joo, soe. Mõnna. Kui sa pohed mulle. Jaus. Nüüd sina ka sätendad. Võtsid sädelused maast enda külge. Joo. Joo, piskad. Ootasite jälle, jah? Täna küll nüüd nii vara saate välja mul. Ma jäin eile õhtul magama, nii et ma öösel tulin, lükkasin välimise ukse ainult kinni, nii et nad olid täna lahtiselt seal keldris. Ma ei tahtnud enam alla minna, kuna ma alles ju lõin oma pea ära. Keegid seal veel koperdavad. Nii ilus soe ja mahlane hommik on, et pugige ja kui sügav ja teeb vaimul. Ja me vaatame, mis need seal teevad. Oi, te olete mul trepi täis sittunud, ma ei saa käia siin. No, te alles magate seal üleval kolmekesi või? Te alles magate? No ütle nüüd. Mis sa siin ikka oskad öelda? Ma tahaks teada, puttu on. Aga ma arvan, et te olete enamus munemata ja... Aga tulge õue, teil on õuetoas aega magada ja... Lähme päevakodusse, lähme. Tulge alla, tulge. Ma toon teile sinna ka putru. No tule, Tibu, tule. Tegin akna lahti. Nii hea soe tuuleke tuleb sisse. Palli tõstis pea püsti. Selma tuli teisest toast siia. Ja hüppas kohe sinna ülesse. See ilmakene, mis meil täna on siis. Jälle tõusis nii kõva tuul. Palju pilvi. Ja hästi kõva tuul. Kuulab, kas vilistab. Ärge kiusa teist. Ja kiusad endast väiksemaid. Toas oli nii pime, ma tegin joogat. Ja siis nägin, et kuldne triip paistab. Teise toa aknast ukse vahelt. Tulin vaatama. Näed sa. Päikeseloojak näitab ennast. Sina ka näitad ennast meile siin, jah? Tundub, et Tibudo ka on tõttu. Panin kutsidele liha. Suured tükid, mis ma ahjus üks päev tegin neile. Need kontidega lihad. Kassid lendasid sabadega kohale. Jah, Selma juba läks ära, sõi vist ühe suure tüki, sest need on suured kutsudele lõigatud tükid. Aga Tiiger paneb vist kolmandat tükki seal korralikult.
Mul ei julge oma koldikestki võtta, kiskas endasid peale ja võta. Siin on palju liha külis, vaata kui palju seal on liha külis. Meil on ka jäi koldike siia, näe siin on see koldike. No närida siis kahekesi. Hoolega, nii hoolega. No kõik jah. See siis nüüd meil on ja Mollil oli võtnud. Molli tagasihoidlikult on tagareas. Haigutab muga koos. Haigutad muga koos või? Issja. Ja, mine vaata ka. Mine vaata liha seal. No mine vaata liha on. Mine vaata Molli. Ei, Miino, mitte vaata. Ei vaata, ei. Näe siia vaata. Näe vaata siia. Siia vaata. Vaata tähendab, et vaata välja. No, tundub, et sulle jäi küll ja rohkem või? Noh. No nii tore, jälle saime poes ära käia. Aitäh. Ja saime koormaga koju ja otsime uued võõrasemad ja 3 neid pisikesi tomateid, rohkem ma seast ei pane. Siin on ühed black cherry'd, ühed oranžid cherry'd ja ühed kollased, natukene suuremad cherry'd. Nii et tuleb selline valik see aasta. Aga olen katune käest ära võtma, sest et see tuul viib nad ära muidu. Täitsa hull on see tuul meil. Millukene. Niimoodi. Võtame saia, laseme kanad välja, kell on nii palju, meil läks nii kaua, vanakesed on nii aeglased. Siin kojas oleme saanud suga istuda nüüd poolenisti tuule eest varjula, tuul on nii tugev, et saab ikka kogu aeg sisse. Praegu on natukene vaiksem, aga põhimõtteliselt siia me tulime nautima seda. Kuna päike jõudis kotta, siis ma olen saanud siin istuda. Seal käisin küll võrkkiiges, aga seal oli nii kõva tuul ja hakkas jahe. Kas sa poed ka mulle siia mantli sisse või? Molli pani käpad mantli sisse. Kolistab, nii õudselt kolistab. Aga ma hakkasin sulle videot üles uploadima ja varsti leiad sa selle oma postkastist. Nii lahe. Tead seda tunnet, see You got the mail! See ootusärevus ja see põnevusega oodatud meil. Sulle on saabunud üks uus sõnum. Kõikide nende tasakaalustamiseks, mida meile tuleb postkastid, mida me ei ole küsinud või me oleme loobunud ja kustutanud ja nad muudkui tulevad. Ja tulevad veel ja rohkem ja teiste nimedega. Aga neid jääb järjest vähem, mida me tegelikult ootame. Ja ma nii loodan, et see Rama hingeaiast saabub meil on see, mida sa hakkad ootama ja põnevusega just nimelt jälgima, et kas ma olen saanud uue sõnumi. You got the mail. Pretty soon. Üsna varsti. Me mõtlesime, et täna on tuulevaikne. Me lähme nüüd sinna kuuse juurde. Otsime käru. Lähme korjame käbid ära, ennem kui heinamaa läheb liiga pikaks, et me ei saa sinna. Ja needki käbid kaovad ka ära. Niimoodi tormas, et ma ju ei saanud varem midagi sinna minna. Nii et nüüd on see võimalus. Ja me alustame siit väikese poolele. Paikab kudarsse mulle. Te jääte sinna, jah? Ole seal, ole kodus, valva kanu. Ja Molli juba tuleb mulle järgi. Ega nad ju siin mul ei käi. Ega ma ei taha, kes nad tulevad. Saavad igast rämpu täis. Rääkimata pakjatest. No nii. Kuusekene. Kas sul on meile sellel aastal ka käbisid anda? Tuult on nii palju olnud. Ma veel ei näe ühtegi käbi. Mõnda hakkasin nägema. No vaatame. Näe. Meil ikka mõned käbid siin on. Vaatame. Kui tuleb üks, siis tuleb ka teine. Tead küll. Kõigepealt tuleb hakata silmi avama. Et nad oskaksid eraldada. Käbitased
nii, kotisöö teeme lahti. Ja vaatame, kas saame koti täis. Kassipallike tuleb sealt. Mjau, mjau. Ta nii ilusti hüüab. Ja. Meil ongi 20 minutit on läinud ja ring on kuusekesele peale tehtud ja tead, sa ei olegi siin see aasta rohkem, näed, saimegi koti täie. Täitsa õige arvestus oli. Ei hakanud isegi lisaks kilekotte kaasa võtma. Nii et me võime välja jalutada. Paar käbi veel hüüavad siin, näed. Näen veel siin paar kõigist hüüavad meil, näed. Hüüavad meie siin. Niimoodi nüüd leiadki siit. Ühte näed ja teist näed ja kokku sai juba 4 veel juurde. No, aga nüüd meil on välja minek siit. Hurraa! No näed, ilus. Suur koti täis. Appi kui armas see on, see igapäevane see munade korjamine, see on nii nunnu. Sa vaata, kui tublid nad on, kui ilusaid suuri mune nad munevad mul. Ja nii iga päev. Väga harva, kui on praegu 1 puudu, veel harvem, kui on 2 puudu. Üks päev üks oli munenud õrre pealt ülevalt, nii et muna oli katki kukkunud sinna alumise lauapingi peale. See oli ka koorega muna ikka, sest et paar korda meil on ju juhtunud siin, et on nahkmunad tulnud. Ma ei tea kellelt. Aga praegu on küll väga stabiilsed, väga ilusad munad. Imelised. Sa vaata neid rohelisi ka, noh. Üks on nüüd perla, üks on mustu. Vaata, mis siin meil on. Täpikesed. Siin on väga suured munad. Mõned siis on need siuksed keskmised, 3 keskmist. Imenunud. Lubasin sulle eile näidata, mis see kuller tõi siis, mis need mööda maad tulid. Rasked asjad, näed sa, siin olid nüüd see tööriista siis komplekt 46 osa, siin on erinevad kruviotsad ja võtmed ja kõik selline komplekt koos. Ma ei hakka lahti tegema, pilt on olemas, vaata pilti. Samasugune on seest ka, ainult et must, mitte punane pilt oletab. Nii, siis olid, nagu ütlesin sulle, tuli karbid, näed, sa näitan sulle need karbid, need klaasanumad on läinud mul järjest katki, vot see hea suurusega karp, hea kerge kaanega karp. Nurgast tuli tükk välja kild ja keskelt tuli tükk välja. Sama on juhtunud ühe selle väikese kausiga. Need on praegu ka koogis müügil. Ma ei osta neid rohkem, sellepärast et liiga palju on, kui 5-2 on katki läinud. Siis nüüd ma võtsin sellised, näed sa, selline roostevaba kaanega. Ehk siis mingi kile veel ära võtta. On kile sees, eks ju, jälle näed sa peidetud plastik. See kile tuleb, see kaitsekile tuleb veel maha kaapida. Ma arvan, et ta tuleb sooja veega maha. Et seda mitte sisse süüa, eks ju. Nii, neid on 3 tükki. Need ei tulnud ka postiga, need tulid mööda maad. Ma ei tea, mis põhjusel. Aga see kõige suurem asi oli siis see 6-liitrine termos. Just see, millest ma rääkisin, et ju siis meie kogunemine hakkab looma. Kraaniga 6 liitrit termos. Sest mul üksinda küll pole 6-liitrist termost vaja. Aga ostma ta olin suunatud, nii et näeme, millal me selle kasutusse oleme suunatud võtma. Võtsin selle kile kaanelt ümbert ära ja nii lihtsalt käibki. Keerad lahti, võtad ära. Ilus. Valmis. Ja läheb ta siia oma kasti tuttu tagasi. Täpselt mahub, õnneks ei ole transpordiga saanud viga. Nii, kõik on hästi. Ja see kile tuleb väga ilusti ära, nii et näed, see siin on nüüd vahe. Üks on kileda, see on matt, eks ju, ja see on nüüd ilma kileta leigib kui peegel. Ei pidanud sooja vett panema, hakkasingi lihtsalt arvutama. Aga vaata, kuskil seda tegelikult ühtegi märki ei ole, et siin on kile peal. Ja kui mul ei oleks ühel läinud praegu katki, ma ei olekski teada saanud, ma oleks hakanud kasutama. Näed sa, ja nüüd ma tean. Aga ta tuleb jah üsna kergelt lahti. Tahtsin seda näidata.
nii ilusti on see kile pandud, et jah, tõesti ei näe teda. Selvadest saab ka kõik ilusti selle kätte, ei ole probleemi. One girl! One girl. Aitäh One Girlile. Mis nüüd õues toimub, lähme vaatame, igast aknast kõik on roosa. Kõik on nii roosa. Kui roosa, lähme vaatame, mis seal toimub. Ossun tossa. Sa vaata. Kõik oli roosa igast aknast. See on ikka ime küll olnud praegu, mida ma olen siin 10-15 minutit tunnistanud jälle. Nüüd on see neoonroosa järgi. Vau. Me paneme tibudel ka ukse kinni, nad ammu magavad siin vaikselt. Joo, magate, ma tigade tudute. Joo, tudute, joo, ma panen väravakese teil kinni. Maga. Kõik hästi. Igal ühel oma pesa ja ongi nii ja. Okei. Olge nonnad edasi. Läheb see hommikul siis enam vähem põlema. Ja tööd.